et alusjoonise me tegime, kes nüüd seda alusjoonist või seda template'i ei salvestanud sinna, kuhu AutoCAD ise pakkus, siis peab selle oma kataloogist üles otsima ja siis salvestama DVG-ks uuesti. Et kes siis lasi AutoCADil salvestada sinna template'ide kataloogi, siis sellel on vähe lihtsam, et saab selle joonise ette võtta. Ja proovime siis algatuseks teha 3 vaate ühest ütleme näiteks siis riiulist või. Et võib siis alustada abijoonte kihi pealt. Et abijooni me varem ei ole kasutanud, et abijooned on siis AutoCAD-i keeles construction lines ja need on siis peidus home ribboni peal draw akna rippmenüüs ülemises reas 3. ikoon. Ja alguses on siis mõistlik panna läbi 0 punkti, 1 horisontaalne ja 1 vertikaalne abijoon. Ja siis hakata neid kopeerima siin. Ja mõistlik on kasutada kopeerimisel offset käsku, sest offset teeb paralleelkoopiaid. Nii saame siis offsetiga selle näiteks riiuli laiuse siis määrata ja kõrguse. Lisaks siis, tegelikult poleks pruukinud seda offset käsku isegi ära katkestada, aga kuna ma katkestasin, siis panen uuesti distantsi, et see oletame, et plaat on 20 mm paks, tegelikult ilmselt on mingi teine, et siis teeme abijoonet ka selleks, et siis neid seinte paksusi markeerida ja praegult ütleme, et momendiks piisab. Nüüd standardi järgi võivad siis vaatejooned olla nii jäme joone kihi peal kui peenjoone kihi peal, et kuidas kellegile meeldib, siis ma võtan praegu jäme joone kihi, et oleks paremini näha. Ja oletame siis, et riiuli küljed on ulatuvad siis alt ülesse välja ja riiulid on siin vahel, et niimoodi on nagu lihtsam teha. Ups. Nii. Ja oletame, et keskel on ka üks riiul, siis võib seda lihtsalt kopeerida keskele koos abijoontega. Nii, eestvaate on valmis, külgvaate ja pealtvaate jooks on ka põhimõtteliselt kohad olemas, et teeme siis pealtvaate ja külgvaate jaoks esimesed abijooned ära. Oletame, et selle riiuli sügavus on 200 ja teeme niimoodi, et tagaseina ei ole, et siis on lihtsam. Ja jällegi saab siis üle joonistada ristkülikuga. Nii, ja siia tekivad nüüd esimesena varjatud jooned, et peaks siis katkendjoone kihi võtma ja joonistama siis tavalise joonega siia need varjatud jooned. Nüüd tavaliselt siis sellise lihtsa mööblitüki puhul on tegelikult lõige kõige iseloomulikum, et siis võib teha ka kohe lõike jaoks koopia ja lõikel on siis need
riiulid kenasti siin näha ja nendel riiulitel võib siis olla siin ka peal mingi viirutus, viirutus peaks minema nüüd küll peenjoone kihi peale, ma panen peenjoone kihi aktiivseks ja siis otsin siit mõne viirutuse ja teeme ta natukene suuremaks, ütleme selliseks näiteks. Et põhimõtteliselt on riiul valmis, nüüd tuleks ta siis paberi peale tuua ja abijoonte kihi peale võiks siis layout'i riboni pealt võtta vaateportsu tegemise tööriista ja joonistada siia siis vaateports, siia tuleb see riiul nähtavale kenasti, selles vaateportsus siis paneme abijooned kinni ja määrame siis mõõtkava, näiteks siis mööblijoonised tavaliselt on mingi 1/10, siin ma vaatan, et see on nii väike, et see mahub isegi siin vist 1/5 ära, jah. Et selleks ma pean ainult nüüd vaateportsu piiri natukene muutma, et 1/5 on väga hea. Tulen välja, valin vaateportsu piiri ja layout'i riboni pealt klipp ja polügonaalne, käin siis selle ala üle, kuhu ma tahan seda vaateportsu saada. Nii, segavad ruudud võtame ka siit tagant ära ja siis peenjoone kihi peale paneme siia veel mõõdud. Nüüd nii siin selles vaateportsus sees võiks olla ka need jooned kõik mustad, et oleks parem loetavus. Ma panin vale värvi, minu viga. Et mitte 250, vaid 7 ikka on õige värv, jah. Ja samamoodi võiks olla siis ka selles paberis kõik värvid mustad, siis on joonis paremini loetav. Ja paneme siis siia veel mõned mõõdud. Et mõõtude panemisel siis saab selle esimese klikiga määrata, mida sa tahad mõõta ja teise klikiga siis kuhuni sa mõõdad ja kolmanda klikiga paned mõõdu paika ja siis paika panemisel on võimalik siis kasutada eelnevalt pandud mõõtu. Mul siin see mõõtude süsteem läks natukene võib-olla lappama, et oleks võinud olla vähe loogilisem. Nii, igastahes on siin mingid mõõdud olemas, et ütleme, et näiteks, et näidata, et need vahed on võrdsed siin. Ja parandab siis ära siin mõõtkava, et see oli siis 1/5 ja paneme siis nime ka. Et seda, et 3 vaates on, seda ei ole mõtet kirjutada, et see ei ole, iga
inimene, kes seda joonist näeb, saab aru, et see on kolmvaade ja siis salvestame ära selle joonise ja ongi tänase tunni teema ammendatud. Et peale salvestamist tulid siis kuupäevad ja faili nimi ka siia.